Eesti Panga majandusprognoos on oma ala spetsialistide nägemus sellest, kuhu meie majandus tüürib. Paraku on kogu maailmas olukord selline, mis pikemad prognoosid kohe kindlasti võivad väga kiiresti uppi lüüa. Eelkõige Lähis-Ida kriis, seetõttu kõikuvad energiahinnad, millest me oleme väga sõltuvad, ning lõpuks veel pole lõppenud aastaid kestnud Ukraina sõda. Seetõttu peab Eesti Pank seda pigem mingite stsenaariumite kirjelduseks. No tänavu inflatsioon tuleb kiirem, kui varasemad prognoosid seda näitasid, sest osaliselt on ju energiahindade kallinemine juba ära toimunud. Omaette küsimus on praegu see, et kui kaugele või kõrgele võivad energiahinnad veel tõusta või kui kauaks seda kõrgete energiahindade perioodi jagub. Inflatsiooni väljavaate ümber on seetõttu üsna selline suur ja lai vahemik, kuhu võib tegelikkus osutuda. Ostujõud Eesti inimestel tänavu tõenäoliselt ka hoolimata sellest, et inflatsioon saab hoogu juurde energiakriisist, kasvab. Selle võiks tagada siis maksuküüru kaotamine ning prognoositav umbes 6% brutopalga kasv. See aga kõik võimaldab sissetulekute kasvu umbes 10% ulatuses, mis omakorda võiks elavdada majandust. Kindlasti Eesti Pank on suhteliselt optimistlik kahes osas. Üks on riigieelarve, mille defitsiiti nad näevad peaaegu nii suurena, nagu see planeeritud. Sageli on riigieelarve vähem defitsiidis olnud pärast aasta lõpus, kui planeeritud on. Et maksukogumised on suuremad ja kulutused on väiksemad olnud ja kaitsekulutuste raames me ka tegelikult ei tea, kui palju jõutakse ära kulutada, aga Eesti Pank siiski näeb, et väga palju kulutatakse ja panustatakse. Ja teine osa on see, et tõesti Eesti Pank ootab, et inimesed kulutavad selle raha ära, mis nad lisaks saavad. Mitte ei säästa, vaid tõesti viivad poodi ja elavdavad sellega Eesti majandust. Riigi vaates aga eelarve puudujääk ja üha kasvav riigivõlg tõstab iga aastasid intressimakseid, mis ikkagi tuleb ju kinni maksta maksumaksjal. Kui Riigikogu ja valitsus selles osas suunda ei muuda, siis püsib eelarve puudujääk ka kahel järgmisel aastal. Riigi võla kasv ei ole ju tasuta raha. Et kui riik võtab võlgu selleks, et avalikke kulutusi finantseerida, siis intressikulu, mis sellelt tuleb katta, selle ju maksumaksjad maksavad kinni või siis võtta on tarvis vaja täiendavat võlgu veel, et ka intressikulusid tasuda. Seega 2 aasta pärast peame intressidena tagasi maksma 2% kogu riigi tulust. Iga töövõimeline inimene aastas nii umbes 400 eurot ja enam. Tuleb arvestada seda, et me räägime ju kaitsekulutuste kasvu 2% 5%, vähemalt 3 aastaks, ja see iseenesest lisab 9% võlga SKP suhtes. Et see on selline erandlik, suur investeering, mis me panustame, ja seda me mitte ei finantseeri meie jooksvatest maksutuludest, vaid me finantseerime seda kõikidest tulevastest maksutuludest tegelikult ühtlaselt. Et see peab samamoodi nagu inimesed ostavad korteri, siis nad ei finantseeri seda oma jooksva aasta sissetulekust, vaid võtavad laenu ja maksavad seda pikema perioodi jooksul tagasi. Kokkuvõtvalt Eesti majandus jätkas aasta alguses küll kasvutrendis, kuid erinevad kriisid maailmas on prognoose kardinaalselt muutnud. Seega väga kaugele ulatuvaid protsesse on keeruline ette näha.